In my presentation, I consider culture not as an autonomous sphere, but as a space for the symbolic production of borders, a place where political, ideological, and identity borders are being created. I have examples of the Venice Biennale, Russian museum policy, and the case of the Narva Museum, and I will use these to attempt to show how cultural institutions become participants in contemporary conflicts over memory and representation. Our conference is taking place at a time when discussions about the boundaries of culture, its role and its status in today's world have moved far beyond cultural institutions themselves. The question of where the boundary lies between culture and politics has become especially topical in the context of military and geopolitical crises. Today, the focus of attention is on the Venice Biennale and the question of whether the return of the Russian pavilion to this major forum of contemporary world art is seoses selle täiemahulise sõjalise sissetungiga Ukrainasse. Biennale president põhjendab praegu Venemaa tagasivõtmist kunstilise protsessi autonoomiaga ning väidab, et kunst peab jääma tsensuurivabaks, neutraalseks dialoogiruumiks. Samas on ilmne, et autonoomsus ja neutraalne ruum on suuresti tinglikud mõisted. Biennali rahastavad heldelt mitte ainult eraisikud ja suurkorporatsioonid, vaid ka osalevate riikide valitsused. Rahvuspaviljonid on riikide kultuurilise eneserepresentatsiooni vormid. Seetõttu tekib õigustatud küsimus. Kas tänapäeva Venemaa puhul saab üldse rääkida kunsti vabadusest ja autonoomiast, kui me teame, et kultuurilised väljendused kujunevad seal totaalse riikliku kontrolli tingimustes. Kui me teame, kui kunstnikke ja kultuuritegelasi viibib, kui palju kunstnikke ja kultuuritegelasi viibib sõjavastaste seisukohtade tõttu vanglas ning kui paljud neist on juba surnud kinnipidamisasutustes ebaselgetel asjaoludel. Teade Venemaa osalemisest avaldati juba aasta alguses ning see vallandas protestilaine kultuuritegelaste seas üle kogu maailma. Euroopa Liit võttis tagasi oma rahastuse, Itaalia kultuuriminister keeldus esimest korda biennaali ajaloos avamisele tulemast ning rahvusvaheline žürii astus tagasi, teatades enne tagasiastumist, et kuldlõvi konkursile ei tohiks lubada riike, mille juhte süüdistatakse rahvusvahelises kohtus sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Ilmselgelt peeti silmas Venemaad ja Iisraeli. Nii näitas biennaale ümber tekkinud olukord selgelt, et piir kultuuri ja poliitika vahel ei kao kuhugi. Vastupidi, sellest on saanud terava konflikti koht. Samas on oluline meeles pidada, et Veneetsia biennaal on juba enam kui 130 aastat kujundanud kaasaegse kunsti arengusuundi ning andnud paviljonidele eriliste sümboolse staatuse. See, mida siin esitletakse, omandab rahvusvahelise legitiimsuse. Vaatame nüüd, mida Venemaa paviljon tegelikult esitab. Teisipäeval, see on tsitaat, Reuters kirjutab, teisipäeval 5. mail rippusid hoones laest alla lilled ning muusikud mängisid traditsioonilistel balalaikadel, vene keele pillidel. Järgnevatel kuudel projitseeritakse selle etteaste videosalvestus hoone välisseintele.
kirjutab Reuters. Venemaa pool kirjeldab projekti kui kollektiivset muusikalist performance'i pealkirjaga Puu on juurdunud taevasse. Projektis osaleb umbes 40 muusikut, kunstnikku ja filosoofi. Nende seas on ka ansambel Toloka, kes esitab autentseid rahvalaule ja projektiga on liitunud ka teiste riikide esindajad, helikunstnikud ja DJ-d Argentiinast, Brasiiliast, Malist, Mehhikost ja Lõuna-Aafrika Vabariigist. Ka see detail on väga kõnekas. Tähelepanuväärne on ka vorm. Kuni 8. maini on paviljon avatud kutsutud külalistele, kuid 9. mail, tähendab homme laupäeval, kui biennaal avatakse laemale publikule, sulgeb paviljon oma uksed tagasi paviljoni juurde ning performance liigub videoprojektsioonina väljapoole paviljoni välisseinale, kus seda näidatakse mitme kuu jooksul, novembrini. Nii ületab kunstiline sõnum sõna otseses mõttes paviljoni piiri ja hakkab toimima avalikus ruumis. Venemaa esindaja Mihhail Švetkoi ametlik kommentaar kõlab seejuures eriti kõnekalt. Švetkoi on Vene Föderatsiooni presidendi rahvusvahelise kultuurikoostöö eriesindaja. Ta andis sellise kommentaari. Mina lähtun olümpiamängude motost. Tähtis ei ole võit, vaid osavõit. Me ei loodnud praegustest tingimustest mingitele võitudele, kuid meie jaoks on oluline oma tööd näidata. Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam. Oluline on näidata vene kultuuri kogu selle mitmekesisuses. Oluline on saata maailmale teatud sõnum ning see projekt on täidetud humanismiga selle sõna kõige kõrgemas ja paremas tähenduses. Tsitaadi lõpp. Viide olümpiamängudele ei ole siin muidugi juhuslik. See osutab hästi tuntud narratiivile. Sport ja kultuur on väljaspool poliitikat. Kuid samal ajal kõlab Veneetsias ka teine alternatiivne hääl. Seal avati mitteametlik paviljon kirjaga Me oleme impeeriumi vastu, kus Venemaa rahvaste esindajad kuulutavad, Venemaal ei ole õigust meid esindada. See paviljon äratas ajakirjanikes suurt tähelepanu ning organisatsiooni Vabade Rahvaste Liiga Facebooki lehel kirjutati üleeile selle avamise kohta järgmist. Venemaal ei ole õigust meid esindada. See performance on vastus Vene imperialistliku kultuuripoliitika vaikivale reeglile. Kui tahad jõuda maailma lavale, pead minema läbi Moskva. Ainult Kreml otsustab, keda näidata, millises raamistikus ja millise narratiiviga. Biennaal ei ole Venemaa üritus ja burjadi või tatari kunstniku hääl ei vaja Moskva tõlki. Veel ühe kõimulise performance'i, mis jõudis rahvusvahelisse uudisvoogu, korraldasid Venemaa paviljoni ees ühendusi Pussiraajud ja Femen aktivistid. Nad kandsid plakateid ja skandeerisid muuhulgas järgmisi slooganeid, loosungeid. Venemaa tapab, Biennaal eksponeerib. Ärge alluge, ärge alluge, ärge alluge. Ülal kunst, all hauad. Veri on Venemaa kunst, Slava Ukraini. Venemaa paviljon, kus olid lilled, tüdrukud ja balalaikad, oli katse verise sõja 5. aastal edastada sõnum maailmale ning meenutada humanismi. Selle vastaste aktsiooni tulemusena, mis pälvisid rahvusvahelise ajakirjanduse tähelepanu, õnnestus sõnumid nõrgestada. Sellised aktsioonid on tervas kontrastis Biennaali mittepoliitilised kultuuriprojekti ametliku kuvandiga ning paljastavad vastuolu
representatsiooni ja tegelikkuse vahel. Selle tulemusena saab selgeks, kultuur ei ole ammu enam neutraalne ruum. See on mõjutusvahend ja lubatu piiride nihutamise vahend. Just see pinge kultuuri kui võrdsete dialoogi ja kultuuri kui ideoloogilise vahendi vahel on tänapäeval keskne. 2007. aastal kirjutas Ermitaaži direktor Mihhail Pjotrovski artiklis "Kultuuribränd on naftast kallim" otseselt muuseumi tegevuse Venemaa ja välispoliitiliste huvide kokkulangemisest. Ajendiks oli Ermitaaži keskuse loomine Itaalias. Pjotrovski rõhutas, et projekt viiakse ellu riikide juhtide osalusel ning et Ermitaaž jõuab Euroopasse oma ideede, see on tsitaat, ideoloogia ja materiaalika. Edasi selgitas taas selliste projektide mõtet veelgi avatumalt. Muuseumi bränd peab taastama huvi Venemaa vastu ning tugevdama selle poliitilist ja majanduslikku mõju maailmas näituste, loengute ja kultuurilise kohaloleku kaudu. Need tekstid on koondatud kogumikku muuseumidele Poole tabusid, kuhu kuuluvad Pjotrovski artiklid aastastest 2005-2015. Kogu raamatu vältel kordub üks ja sama narratiiv. Kultuur peab olema kõrgem poliitilistest huvidest. Samast just selle väite all propagandale omases loogikas kujuneb samm-sammult argumentatsioon Venemaa kultuurilise mõju kui poliitilise ja ideoloogilise kohaloleku vormi kasuks. Kõnekas on ka artikkel aastast 2008. See on tekst Vene-Gruusia sõjast. Pjotrovski väldib sõna sõda ning kirjutab, et traagilised sündmused ei tohiks takistada kultuurisidemete taastamist. Ta rõhutab, et Ermitaaži arheoloogilised ekspeditsioonid jätkavad tööd vaatamata konfliktile. Seejärel käsitleb ta Leedut ja Vilniuses kavandatud Ermitaaž Guggenheimi muuseumi projekti. Ajakirjanike küsimusele, kas Venemaa soovib muuseumi kaudu oma mõju taastada, vastab ta väga otsekoheselt. Loomulikult tahame mõju ja sidemeid taastada. Teie Tšurlionis on meie Peterburi kunstnik. Meie kultuurilist kohalolekut ja mõju Leedus ja Gruusias tuleb jätkata. Tsitaadi lõpp. Siin esitatakse kultuuri kui apoliitilist ruumi, kuid samal ajal kasutatakse seda poliitilise ja sümboolse kohaloleku lahendamise vahendina. Artikkel lõpeb peaaegu programmilise teesiga. Sõjaväelased ütlevad, et on asju, mis on olulisemad kui rahu, aga on asju, mis on veel olulisemad kui sõda, nimelt kultuuri ja kultuuripärandi säilitamine. Ja just siin tekib küsimus, kes täpselt saab õiguse otsustada, mida ja kus tuleb säilitada ning millistel alustel ja tingimustel. Selle teema juurde naaseb Pjotrovski taas 26. märtsil aastal 2014. Krimmi annekteerimise samal päeval. Teda puudutab biennaali manifesta saatust, mis pidi suvel Ermitaaži saavutama vaatamata üleskutsele seda boikoteerida. Ta kordab, et muuseumi ei tohi kasutada poliitilistel eesmärkidel ning nimetab Krimmi ümber toimuvat suureks malemänguks, vihjates justkui sellele, et meist ei sõltu midagi. Samas, nagu Pjotrovski ise kirjeldab, avab Ermitaaž sotsiaalmeedias iga päev materjale Krimmist, pilte Katariina II ajast, Krimmi sõjaperioodist, keisrilikke sümboleid ja artefakte.
Seda tuleb näidata, kirjutab ta, et inimesed meenutaksid, mis on Krimm. Teisisõnu, muutub muuseum siin narratiivi edastamise vahendiks. Krimm on meie, Krimm naš. Ajaloolist ja kultuurilist pärandit kasutatakse argumendina suveräänse riigi piiride muutmise legitiimseks põhjendamiseks. Piotrowski rõhutab eraldi, et muuseumialased ja arheoloogilised sidemed Krimmiga ei ole kunagi katkenud ning pärast annekteerimist, ta ei nimeta annekteerimist annekteerimisena, ei ole Ermitaaži jaoks midagi muutunud pärast Krimmi. Veelgi enam, arheoloogiliste liidude viimine Venemaa muuseumide näitustele muutub nüüd palju lihtsamaks. Selles loogikas jääb riigipiir teisejärguliseks ja tähtsusetuks suure muuseumi universaalse missiooni eest. Universaalne muuseum, see on Piotrowski sõnastus. See on idee, mis seisab justkui üle piiride ja poliitika ja on tänase täiemahulise sõja kontekstis Ukrainast ning Venemaa imperiaalsete ambitsioonide taustal muutunud väga ohtlikuks. Sest praktikas peitub universaalsuse retoorika taga tugevama õigus tõlgendada võõrast pärandit enda omana, rääkida teiste territooriumide ja kultuuride nimel ning lõpuks kustutada kultuurilise ja rahvusliku identiteedi piire. Just seda näeme tänapäeval Venemaa ideoloogilises ja sõjalises doktriinis Ukraina suhtes. Venemaa puhul on kultuur olnud riikliku ideoloogia ja vallutuspoliitika lahutamatu osa juba Peeter I ajast. Tänapäeval Venemaa sõjalise agressiooni kontekstis räägitakse kogu maailmas pehmest jõust, strateegiatest, mida Venemaa rakendab oma eesmärkidel, kasutades kultuuri propagandavahendina. Tänapäeval on igati põhjendatud rääkida sellest, et nii nimetatud suure Vene kultuuri sildi all toimub Vene propaganda ekspansioon. Selle peamine eesmärk on legitimeerida sõda Ukrainas ning juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa sõjakuritegudelt, mida pannakse toime mitte ainult inimkonna, vaid ka Ukraina kultuuripärandi vastu. Just seetõttu ei ole kultuuri piiride küsimus meie jaoks abstraktne, teoreetiline arutelu. Narvas omandab see sõna otseses mõttes füüsilise ja samal ajal sümboolse mõõtme. 9. mail aastal 2023 paigaldas Narva muuseum esimest korda oma linnuse seinale plakati Putin on sõjakurjategija. Facebookis saatis seda lühike fraas, selgitus. Siin on piir. Nii väljendasime oma seisukohta teisel pool õige toimuva suhtes. Venemaa poolt Eesti kalde jaoks korraldatav kontsertmiiting, kõik ekraanid ja lavad on suunatud Narva poole, kannab nime Võidukaldad. Võit fašismi üle nii nimetatud suures Isamaa sõjas toimib siin ideoloogilise sillana, mille kaudu võrreldakse toonast sõda otseselt tänase sõjaga Ukrainas ning ülistatakse Venemaa sõjalist jõudu. Tänapäeva esitatakse mineviku rekonstruktsioonina, sealhulgas sõja püha missioonina Venemaa võitlusena natsismi ja fašismi vastu. Igal aastal muutub selle ürituse mastaap suuremaks. Kontserdi visuaalne kujundus rõhutab peamist sõnumit. Kohe ma näitan, vaatame need slaidid kontserdi mastaabist, see on eelmine aasta ja see sõnum. Võit tuleb meie. Kuid veelgi olulisem on midagi muud. See kujundus edastab selge sümboolse sõnumi, just kui ei eksisteeriks Evangarodi ja Narva vahel
mingit põhimõttelist erinevust. Üks riik, üks võit. Järgmine slogan. One country, one victory. Одна страна, одна победа. Taaskord kohtume sama loogikaga, millest oli juttu varemgi, katsega kasutada kultuuri, mälu ja sümboolset ruumi geograafiliste ja väärtuspiiride hägustamiseks. See ei ole üksnes ajaloo ja oleviku manipuleerimine, vaid ka katse kustutada sümboolselt piir kahe kalda vahel. Täna demonstreerib Venemaa järjekindlalt maailmale ideed, et teema piirid ei lõppe kusagil. Need Putini kunagi välja öeldud sõnad levisid laeldaselt ning ilmusid aastal 2023 detsembris ka suurele plakatile Ivangorodi piiripunkti juures. Vahetult pärast seda, kui Soome sulges oma riigipiiri Venemaaga. Ka 9. mai kontsert, kuhu on kaasatud tuntud Vene muusikud, on saanud selle narratiivi kandjaks mitte ainult poliitilises, vaid ka kultuurilises tähenduses. Just seetõttu ei ole vaikimine selles olukorras meie jaoks võimalik. Alates oma rajamisest 13. sajandil on Narva linnus tähistanud piiri ida ja lääne vahel. Tänapäeval seisab Narva linnuse jalamil piiripost ning vahemaa Vene linnuse Ivangorodini on vaid 101 meetrit. Kuid küsimus ei ole ainult geograafilises eraldusjoones. See on piir erinevate arusaamade vahel vabadusest, mälust, inimväärikusest ja inimelu väärtusest ja väärtuste süsteemidest. Ning me mõistame, kuigi see ei ole paljudele kontserdivaatajatele kahjuks arusaadav, et fašismi üle saavutatud võidu mälestust ei saa kasutada uue verise sõja õigustamiseks. Just seetõttu paigaldab Narva muuseum 9. mail linnuse seinale oma sõnumi. Meie jaoks ei ole see plakat poliitiline loosung, vaid avalik seisukohavõtt tõe, vastutuse ja solidaarsuse nimel Ukrainaga, sealhulgas Ukraina kultuuriasutustega. Me nimetame sõda sõjaks ja sõjakurjategijaks. Selles mõttes ei räägi loosung "Siin on piir" ainult Eesti ja Venemaa vahelisest riigipiirist. See räägib vajadusest määratleda lubatu piirid. Piir tõe ja propaganda vahel, mälu ja selle ärakasutamise vahel, kultuuri kui dialoogi ruumi ja kultuuri kui vägivalla õigustamise instrumendi vahel. Riigipiiride puutumatus on Euroopa rahukorralduse üks aluspõhimõtteid, milleni Euroopa jõudis sõdade ja diktatuuride traagilise ajaloolise kogemuse kaudu. Seetõttu on täna eriti oluline meeles pidada. Muuseumid ei ole neutraalsed. Nad hoiavad mälu, kujundavad ühiskondlikku arutelu, keelt ja kaitsevad identiteeti. Ning ajaloolise kriisi hetkedel muutub tõe rääkimine mitte poliitiliseks žestiks, vaid professionaalseks ja inimlikuks vastutuseks. Aitäh!